Tervist, sõber. Võib-olla sina tunned ka, et sa oled praegu otse kui koju aheldatud, koroona möllab ja me produktiivsusklubis mõtlesime, et kuidas saaksime meie inimeste jaoks kasulikud olla. Ja tekkis mõte, et miks mitte teha väike mini-vlogide seeria, kuidas olla koroona ajal produktiivne. Ja see on siis koht, kus me jagame enda kogemusi, mõtteid ja loodame, et on abiks ja siin on esimene osa. Ja see on nagu täiesti arusaadav, kui praegune aeg tundub siukene, ütleme käest läinud. Majandus on päris all, inimesed on hirmul, viirust levib igal pool ja alguses ma ise ka mõtlesin, et mis nüüd saama kõigest hakkab. Paari päeva pärast ma sain aru, et et ma saan enda poolt teha mingid sammud ära, ma saan vaadata, et ma teisi ei nakkaks ja mõelda, et kuidas ma oma asju ümber mängin ja nii. Aga lõpuks ei ole sellest kasu, kui ma lihtsalt kodus paanitsen, et ma tahaksin olla sel ajal produktiivne, kui mul on järsku tohutult palju vaba aega. On ju, Saara? No sellel beebil on muidugi nii palju aega, et õppis istumise ära. Ja meil oli produktiivsusklubiga plaanitud mitu koolitust, meil oli Adinoliga siuke diil, et tuleb koolitus, see jäi ära. Meil oli avalik koolitus plaanis, selle me lükkame edasi, see kindlasti toimub, aga hiljem. Ja seda aega võib tegelikult üli hästi ära kasutada. Näiteks praegu ma lõpetan oma ühte unistuste projekti, mida ma hästi kaua olin mõelnud, et ma tahaksin teha. See on videointervjuu vanematega, kus nad räägivad enda noorusajast ja lapsepõlvest. Ja varsti on see projekt valmis tänu sellele, et mul on piisavalt aega seda teha. Mida ma mõtlen ongi see, et tegelikult kahte moodi võib näha seda praegust olukorda. Sa võid näha sellest kui mingit hiiglaslikku takistust sinu elule. Sa ei saa enam mitte midagi teha, kaubad on otsas, raha on otsas, tööd ei ole, kõik on halvasti, suhelda ei tohi. Aga sa võid näha seda ka nagu võimalust kasutada seda aega maksimaalselt hästi ja teha midagi, mida sa võib-olla ammu oled unistanud teha, aga sa ei ole saanud, sest et sul on mingid muud asjad kogu aeg olnud. Ja ma ise tahaks teha seda viimast, sest et see tundub palju lahedam, kui lihtsalt põdeda ja muretseda. Et eks igaüks meist otsustab muidugi ise, mis ta tahab teha. See on smoothie, väga tervislik, kiisu tehtud. Põhiline mõte on see, et sa leiaksid endale ka mingi eesmärgi, mis pakuks sulle põnevust. Ma mainisin paari asja, mis mul oli pooleli praegu ja kui ma need valmis saan, siis mul on uus põnev eesmärk ootamas, nimelt produktiivsusklubiga me hakkame arendama e-koolitust. Alguses me mõtlesime seda kunagi hiljem teha, aga me saime aru, et praegu inimesed passivad kodus, paljud tahaksid tulla avalikule koolitusele, nagu me nägime, aga kuna me ei saa neid korraldada, siis see on meie võimalus seda asja kiirendada ja me hakkame seda välja töötama. Ja ma soovin sulle, et kui sina oled kodus praegu, sa ei saa võib-olla teha neid asju, mida sa muidu mõtlesid, siis vaata üle oma projekti ideed, vaata üle oma unistused. Kas äkki seal on midagi, mida sa oled ammu mõelnud, et sa peaksid tegema? Ja nüüd on see võimalus käsile võtta ja efektiivselt neid asju teha. See on tänase vlogi sõnum sulle ja mulle ka.